No nii, tere kõigile. Täna on vabaks kirjutamise veebitund ja juba kolmas südakiri emale ja iha. Kolmas tund, et me oleme täpselt keskpaigas. 22. juuni, pööripäev oli eile ja ma olen siin endiselt üksi. Aga täna hommikul juhtus selline lugu, et ma juba täiesti ootasin, teades, et tõenäoliselt ma olen üksi. Küll aga sean matra siis selliseks silmast silma kohtumiseks. Täna käisin vaatamas Telliskivis fotokeskust ja panin Fietasse piletid müüki. 10 eurot esimene kord lihtsalt, et tutvuda minu stiiliga. Väike mull ja selle hinna sees on ka siis näituse külastamine. See kell, mis eelmine kord ka linnu häält tegi, see on selline linnukell, ega täistund ta siis teeb mingi linnu häält. Nii, aga kiri südamele ühele toale on kirjutatud. Ma kirjutasin isegi 2 toale. Kiri emale on kirjutatud. Ja ma alguses mõtlesin, et ma postitan need ka, et missugused kirjad mul tulid, aga teate, need on ikkagi päris intiimsed. Ja seda ma olen kohanud, et vahel mõni inimene jagab ja see on väga rikastav kogemus, kui keegi jagab ja valmistab väga palju rõõmu. Aga vahel on nii, et inimesed ei jaga ja vahel tunnen ka mina, kuigi ma suht jagan kõike, et vahel mõnda asja ei taha jagada. No nii, tänaseks teemaks on iha. Mina ise olen olnud aastaid iha kütkes kinni, seetõttu see on minu jaoks oluline teema. Ma loodan, et ma olen nüüd vabaks ennast kirjutanud sellest ja see on ka see kirg, miks ma neid kirjutamise töötubasid tahan, sest minu arvates see kasutegur on nagu nii suur, et ma tahan seda jagada ja pole õrna aimugi, kas need lähevad töösse käiku või ei. Aga ma igatahes proovin. Nii, aga täna siis ihast lehekülg 15. Iha on ka energia, mille baasilt tegelikult ma seda raamatut kirjutama hakkasin. See möllas minu sees ja ma ei leidnud talle mingit väljundit. Seega ma kirjutasin selle lihtsalt endast välja, nii et sündis raamat. Lisaks laulud, luuletused, mis on ka siin raamatu lõpus. Lehekülg 15, sissejuhatus. Iha on madalam energia. Kui sinus on midagi tervendamata, midagi varjatut, see võib olla juba esivanematest jäänud, nii et sa ise seda ei teagi, siis oled madalatele energiatele kerge saak ja seksuaalselt manipuleeritav. Positiivne on see, et need jõud käivitavad sinu valukeha. Sa saad oma probleemist teadlikuks ja sul on võimalus see koht iseendas ja väga võimalik, et terves sugupuus tervendada. Muundada see energia. Milleks? Kohe hakkame uurima, milleks. Soovin sulle jõudu. Tea, et see töö ei ole kerge, küll aga tänuväärne. Olgu juba ette öeldud, et minu puhul tuli hollandase igatsuse alt välja igatsus ema järele ja tuli välja ka leinamata lein. Aga nüüd tõesti loo juurde. Kohe ma loen edasi, kui ma natukene veel räägin, et selles iha kütkes olles on selline madal energia, küllap te teate, et nagu tahaks midagi, aga ei tea mida ja siis tuiskaks kohe nagu, ma ei tea, 7 tuule poole. Aga mul on ka kogemus, kui ma jäin vaatlema seda iha energiat enda kehas, mis möllas ja ma ei järgnenud sellele, ehk siis ma ei läinud seda kergema vastupanu teed, et seda kuskil rahuldada, seda iha. Ükskõik siis, kas see on iha toidu vast, et kas me nagu maandame seda toiduga, joogiga, seksuaalsuhetega, kes millega. Aga mina ei tormanud kuskile, jäin seda vaatlema ja see energia hakkas minust tõusma
ja see valgus kogu mu kehas laiali. Ja see oli jumalik tunne. Ja päriselt. Ja täna me tegelikult hakkamegi uurima seda iha. Ja võib-olla ma ei loegi edasi, et see lehekülg 116. Seda praegu ei peagi lugema, te võite kodus lugeda, kellel on raamat, kellel ei ole, siis Saku raamatukogus on see olemas. Aga siis kõigepealt me peaksime vaatama, mis asi see iha üldse on. See ihaluse tunne sinu enese sees. Ja ma joonistasin sellise, see on pereteraapia konspektist, kus oli küll iha, aga sellise mäe, mis on sinu jaoks iha. Huvitav, kas see näitab nüüd sulle ikka õigesti või näitab peegelpildis, aga ühesõnaga siin üleval on kirjutatud, mis on sinu jaoks iha. Ja see jäämäe tipp on iha. Algses versioonis siis siin oli viha, ma spikerdasin selle. Ja siia siis kirjuta välja, mis on sinu jaoks iha. Mina panin endale kirja näiteks vajadus olla märgatud, sisemine tühjus, madal enesehinnang, segadus, üksildus, ärevus. Nii, ma jätan seda tegema praegu, panen korraks video kinni, sest ma tulin äkki küll kohe vaatama edasi, siis äkki on koer.